Aeg on käes teha märtsi turuanalüüs, on olnud üks paganama huvitav kuu küll. Vaatasin järele, eriolukord kehtestati 12. märtsil. No, võite arvata, palju mult pärast seda küsitud on, et mis kinnisvaraturul saab. Ütlen kohe ära, tehingud ilusti toimuvad. Tehingu hindades isegi tuli meile päris korralik üllatus, aga vaatame siis koos, mis uuel turul muutused on. Püsige lainel. Nagu tänases olukorras oodata oli, tehingute arv langes ja langus päris korralik. Kui veel veebruaris tehti Tallinna korteriomanditega 835 tehingut, siis märtsis oli see number 697. Ehk märtsis tehti 138 tehingut vähem kui veebruaris ja 127 vähem kui aasta tagasi. Ehk langus tehingute arvus circa 15-16%, mis on päris arvestatav ja mis tegelikult edasiseks lubab ennustada veelgi suuremat langust tehingute arvus. Sellepärast, et märtsis oli päris palju veel neid tehinguid, mis on varasemalt juba kokku lepitud. Kui me vaatame järelturutehinguid, enamasti lepitakse võib-olla selline kuu aega varem ette. Kui on bronnid, kuu, no isegi kui ei ole, pank võtab aega, notar võtab aega. Kui me vaatame uusarenduste tehinguid, need lepitakse päris pool aastat võib-olla ette. Ehk see avaldab siin kindlasti mõju ja aprill on juba veidi parem indikaator, milline reaalne langus saab olema tehingute arvus, millele samuti tähelepanu pöörata. Pakkumiste arv. Pikalt languses olnud pakkumiste arvu trend pöördus, samamoodi pöördus pikalt kestnud müüjate turg nagu nipsust ostjate turuks. Mis pakkumiste arvule kindlasti lisas olid koduomanikud, kes nüüd hakkasid enda koduvahetuse protsessi kiirendama, kiiresti kuulutus ülesse, et saaks müüdud. Aga müüjatega ka suheldes siin on päris palju tegelikult ka investoreid, kes enda kortereid realiseerivad. Ehk kui ennustada võib pikenenud müügiperioode ja pakkumiste arvu kasvu, siis kindlasti laoseis kasvab. Kui vaadata tehingute hindasid, kõige suurem üllataja sellel kuul. Statistikas hind täpselt sama. Veebruaris Tallinna korteri omandite ruutmeetri hind 2073 eurot ruutmeeter ja märtsis 2072. Aastatagusega võrreldes siin isegi päris korralik kasv veel ruutmeetri hindades. No, mis siin kõige suuremat mõju avaldab seesama uusarenduste osakaal. Kuna uusarenduste tehinguid lepitakse tunduvalt varem kokku, kui uusarenduste tehingute arv jäi nüüd samaks, aga samal ajal järelturu tehingute arv vähenes. See oli see, mis lubas keskmisel ruutmeetri hinnal samaks jääda. Kui vaadata tegelikku, mis toimub järelturul, kui vaadata selliselt hästi laia vitsaga turgu, see nii oleneb segmendist, kui suur seal konkurents on, aga omanikud on selline circa 3%, circa 5% hindasid langetanud. Kui me vaatame üüriturgu, üüriturg on veel keerulisem ja üüriturul tasub vaadata pakkumist. Pakkumine kasvas circa 20%. Mida me üüriturul veel näeme, pakkumishinnad on juba all. Laias laastus võib-olla selline circa 10%. Ja üürnikud, kellel on juba üürilepingud, samamoodi saavad enda üürileandjatelt allahindlust küsida. Üüriturul kuidagi selline kummaline olukord tekkinud, kus palju on üürnikke, kes otsivad endale head diili. Nad kas siis küsivad praeguselt üürileandjalt paremat hinda või vaatavad ka laiemalt turul ringi. Ja samas on ka palju sellist pakkumist vabanenud, kus üürileandjad rabelevad, et endale üürnik leida. Nii et üüriturul praegu on sellist sagimist päris palju. No pakkumist muidugi siin vabaneb sellepärast, et kui sul linnas hetkel tööd ei ole, milleks sulle see üürikorter? Ütledki lepingu üles ja lähed vanemate juurde maale karantiini. Lühiajalisest trendist ka kindlasti tuleb palju üüripakkumist pikaajalise üüriturule. Sellepärast, et tänases olukorras turismi lihtsalt ei ole. Kokkuvõtteks siis.
tänasel turul tehingud ilusti toimuvad. Küll praegu on tehingutes päris palju varasemalt kokku lepitud diile, aga tehingud ilusti toimuvad ka uuel turul. Mul endal on näiteks mõned tehingud juba siin uuelt turult tulemas, aga kes need tehingud ostavad täna ainult need, kes on väga hästi finantseeritud ja kes on valmis riski võtma, et head diili saada. Ja sellepärast ka tänasel turul müüvadki ainult kõige atraktiivsemad pakkumised. Kui sul turul ka konkurentsi on, siis kindlasti tänasel turul tehingud toimuvad madalamalt kui olid varasemad müügihinnad. Ja üüriturul, üürileandjate puhul, siin tuleb lihtsalt kannatlik olla. Siin praegu ongi mingi periood, kus tootlus su varal on natukene väiksem. Selline oli märtsikuu Tallinna korteriturul. Põnevad ajad igal juhul, aga tänan vaatamast. Kui sul kindlasti on vaja müüa, vaata videot, mis tegin eelmisel nädalal 4 sammu, kui peaksin täna enda korteri müüma. Aga näeme juba järgmisel korral. Seniks. Tšau!